No nii, õhtu käes, meie pikk päev leiab oma otsa ja seda kõige paremas tähenduses, sest on veel jäänud viimane teema, kõige teravam teema üldse ja selle au ma loomulikult võtan iseendale. Kes alles liitus meiega õhtul, minu nimi on siis Evelin, olen Tupperwares olnud kokku juba peaaegu 25 aastat ja alustasin ma hommikult siis sellega, et ma rääkisin teile kohvist, ma rääkisin teile meie võimalustest ise oma kuumad joogid kaasa võtta, neid tarbida teel olles, neid kasutada ja tegelikult oli mul ka hommikul üks väike selline üleskutse või idee või siis tähelepanek teile, võib-olla te mäletate seda, võib-olla mitte, et mul oli siis kaasas termos teega, me küll ka rääkisime tanklaketi kohvist, selle kohvi olen ma päeva lõpuks ära joonud, just nimelt ka selle, mis oli termostassis, aga rääkisime siis teest ja rääkisime sellest, et see tee on siin valmis tehtud eile õhtul kell 11, seega 3 tunni pärast saab täis 24 tundi. Ja päeva jooksul tabasin ennast sellisel huvitaval mõttekäigul, et kui ma selle siia sisse panin, ütlesin teile, et oli 96 kraadi, siis väga tähenduslik on see, et just nimelt ka mina alustasin Tupperwares aastal 1996, seega numbrimaagia igal juhul peab paika. Ja täna hommikul siis kella 8 või siis hilinenud 8:30 esitusel oli selle veetemperatuur, selle teetemperatuur siis langenud 20 kraadi terve selle ööga. Ja nüüd vaatame siis, kui palju on praegu õhtu kella 8 sellest kraadist alles jäänud, ehk siis kui me rääkisime temperatuurist 76, siis milline on see temperatuur praegu õhtul ja kas see tee on veel joogikõlbulik, joogikuum või mitte. No nii. Temperatuur tõuseb 58, 61, 63, 63,9 kraadi, et te mind kõik usuksite. Ma arvan, et siit on ka veel natukene näha, enne kui ta kiiresti hakkab maha jahtuma. Tõepoolest 63,9 kraadi. Tegelikult praktiliselt 24 tunniga on teel temperatuur vähenenud ainult 30 kraadi. Seega väga hea termos, Tupperware termos, siis mida tasub endale soetada. Tasub soetada kõigil neil, kellel on kodus väikesed lapsed. Näiteks te saate paraja temperatuuriga vee panna ööseks endale termosesse, et te saaksite beebitoitu teha. Ei pea seda jahutama, ei pea seda kuumutama. Sobib kaasavõtmiseks ka kõige külmemal talvepäeval, kuigi loomulikult siis tuleb valmis olla selleks, et ta jahtub ikkagi välistemperatuuril kiiremini, aga tõesti 63 kraadi on ju ka veel teatud teesortide jaoks täiesti paras tõmbamise kuumus, et seda teed juua. Aga nüüd on pidu ju selles mõttes käes, et me oleme jõudnud hommikuvalgusest õhtupimedusse, pika päeva ära teinud. Loomulikult oleme me tänulikud kõikidele neile, kes terve päev otsa meid jälgisid, võib-olla neile, kes tegid otselülitusi vahepeal niimoodi oma töö kõrvalt, oma pere kõrvalt, oma õppivate laste kõrvalt, jälgisid meid telefonis, jälgisid meid arvutis ja mina tahan teile veel õhtu lõpuks rääkida nugadest, rääkida mõnedest Tupperware tööriistadest, mis on metallsed, mis on professionaalsed ja mis on kasutamist leidvad. Tupperware nuge on kataloogi põhivalikus meil hetkel 5 ja me võime nendest siis välja tuua peakokanoa, meil on leivanuga, on olemas tomatinuga, juuviljanuga ja universaalnuga. Ja mis teeb siis Tupperware noa paremaks või erilisemaks mis tahes teistest müüdavatest nugadest? Me võime öelda, et hinna ja kvaliteedi suhe on selle toote puhul täielikult paigas. Metall on roostevaba, aga kui nüüd ka keegi on selle näiteks, on ikka juhtunud, et tuleb sellele terale peale nüüd selliseid
tuntavalt tundub nagu oleks roostetäpikesed, siis tegelikult see seda ei ole. See on sellest, kui unustatakse oma nuga kraanikaussi. Kraanikausis on nõudepesuvahendi jäägid näiteks ja tekib siis nii-öelda selline korrosioon või väike söövitus, aga see kõik on võimalik siis maha pesta ja kuivatada, aga pigem, et selliseid asju ei tekiks, peske alati noad koheselt peale kasutamist, kuivatage ja pange nad siis kas futlarisse või siis kellel on selleks magnet seina peal, kellel on noakakk, ehk siis ärge mitte kunagi pange nuge ilma kaitseta sahtlisse teiste metallsete terariistade juurde. See lülitab teie häid ja kvaliteetseid nuge. Mis on veel tupperware noa puhul eriline on see, et 2/3 on see metalltera veel noa pea sees. See tähendab, et ei ole kunagi ohtu, et see nuga murduks nüüd konkreetselt siit selle koha pealt, kus on see kõige suurem paine ja raskus sellele noale. Te saate alati kindlad olla, et see nuga kestab, kui see tera ka natukene paindub kaasa, siis ei ole ohtu, et nuga murdub. Kui peakoka noaga, ehk siis kõige suuremaga on mugav lõigata ja võib-olla kondistada liha, lõigata liha, seda enne kas siis toidu tegemist või ka sügavkülma panekut, lõigata selliseid suuremaid köögivilju, kui teil on vaja kapsapead tükeldada, on teil tarvis arbuusi lõigata, on selleks melon või siis mingid sellised kindlamad suuremad asjad, mida tarvis on, siis leivanuga siit perekonnast täidab oma töö väga kenasti ära kõikvõimalike leiva, saia toodete, pagaritoodete lõikamisel. Võib see olla ka kringel ja võib see olla ka kook. Ja eriliseks teeb seal noa just see, et see saba on natukene kõrgem. See tähendab, kui lõigata kas värskelt küpsetatud või ostetud leiva, saia pätsina siis lõikelaua peal, siis ei ole vaja keerata pätsi külje peale ülesse, vaid päts võib olla kenasti lõikelaua peal ja teie saate lõigata ilma, et teie nukid jookseksid mööda lauapinda. Noatera ei ole sakiline, vaid pigem me võime öelda tema kohta, et ta on saagjas. Seega tekib sellise noatera puhul oluliselt vähem puru ja neid jääke siis, mis sellest pehmest leivast saiast võivad teile tööpinna peale või lõikelaua peale pudeneda. Üks palju kiidetud ja võiks öelda siiamaani klientide lemmikuks on siis samasugune hammastatud saagjas noateraga ja tegemist on siis rahvakeeli tomatinoaga. Me võime siis öelda, et temaga saab lõigata kõiki pehme sisu ja kõva koorega köögivilju, olgu selleks siis paprika, tomat, olgu selleks ka mingi väiksem, kuna tal on ju leivanoaga väga sarnane tera, siis olgu selleks ka väiksemad sellised küslakupakueted, erinevad krõbekoorikuga saiakesed või leivatooted ja sobib ta siis selle kasutamiseks ning kõikide erinevate köögiviljade lõikamiseks. Nüüd universaalseteks tööriistadeks või sellised ka enam kasutatavad noad on siis just nimelt nime all universaalnuga, mis sobib näiteks vorsti tükeldamiseks, lõikamiseks, viilutamiseks, on selleks siis selline kõvem ja tugevam juust, kui tegemist on juustuga, mida soovitakse viilutada, siis edukalt sobib ka hammastatud hambuline tomatinuga ja kõige väiksem nuga, kõige väiksema töö jaoks, kõige täpsemate tööde jaoks või siis ka neile, kes ei armasta koorijatega koorida juurvilju ja köögivilju, vaid tahavad seda teha just nimelt noaga, on siis meie väike juurviljanuga. Kõik noad on ergonoomiliste käepidemetega, kõigil on olemas selline konkreetne pöidlakoht, ehk siis kuhu jääb alati, vabandust, mitte pöidlakoht, vaid teise sõrme koht, kuhu jääb alati siis sõrm püsima. Siin on lohk sees, teil ei ole vaja kunagi karta, et sõrm liiguks vastu noatera. Samas on noaterad just nimelt siis käiatud kuni lõpuni välja. Tavaliselt poes müüdavatel nugadel lõpeb see kuskil pool sentimeetrit enne noatera lõppu
aga tupperwarel on käiatud noad lõpuni välja. Ja miks ma rõhutan sõna käiatud, see tähendab seda, et erinevatel inimestel on erinev taju ja harjumus teravate nugade suhtes. Paljude jaoks on nürinuga terav ja mõne jaoks ei ole terav nuga ka mitte kunagi terav. Kõik tupperware noad, kui nad tehasest tulevad, metalli toodetakse tupperware Hiina tehasest. Kõik noad, kui tulevad, ei ole teritatud, vaid on ainult käiatud. Miks? Sellepärast, et kui noad oleks teritatud juba eelnevalt tehase poolt, siis seistes, et ise teate seda, metall nagu, me ei saa ütlema kohta vananeb, nagu natuke väsib, seega nad nüristuvad. Sellepärast ei ole tupperware noad ostes mitte kunagi teritatud, vaid ainult käiatud. Ja sellepärast saab iga perenaine või perepea need noad vastavalt oma soovile või pere vajadustele teravaks teritada. On 2 tüüpi nuge, mida mitte kunagi ei teritata, need on siis hambulised noad, leivanuga ja tomatinuga, need jätke teritamise tööst välja, aga kõik teised noad on teritatavad ja neid võib teritada mis tahes noateritajaga. Kui teil veel noateritajat ei ole, siis loomulikult ei saa me üle ega ümber sellest, et me soovitame selleks tupperware teritajat. Tupperware teritaja on mugavas võtterkarbis, see kaitseb kive, ehk siis terituskive lendleva rasva ja tolmu eest köögis, majapidamises. See tähendab, et kivid, terituskivid on alati puhtamad ja nii-öelda töövalmivad. Ta on nagu arvutihiireke, mis on siis võimalik lahti keerata ja panna laua peale. All on kummijalakesed, ehk siis kui te toetate selle vastu töö või lauapinda, siis ei ole vaja karta, et ta teile ära libiseks. Samuti on ees kaitse, terakaitse, ehk siis kui hakatakse nuga teritama, siis ei ole vaja mitte kunagi muretseda sellepärast, et see käsi, millega te hoiate noateritajat paigal, et see saaks kuidagi näiteks kahjustada, et libiseb nuga käest või läheb üle. Siis on alati kate selle jaoks olemas. Noateritajal on 2 kivi sees, 2 terituskivi, üks nendest esimene on teritaja ja teine on siis lihvija. Ja terituskivi tunneb siis alati ära sellise jämedama koelisuse poolest ja lihvija on siis selline siledam ja libedam tera või siis värvi järgi tahetakse meelde jätta roosa ja valge. Kui väga tihti ei osata nuge teritada, sellepärast et eriti naised, et nad ei oska seda nuga võib-olla hoida õige kalde all, siis tupperware on selle koha pealt küll tulnud kliendile vastu ja on juba need terituskivid pannud väikese 45-kraadise nurga alla, nii nagu tavaliselt peaks hoidma teritades nuga. Ja peal on siis nii-öelda kaitse, terade kaitse ja seda siis ka selleks, et oleks olemas piiraja, kuidas siit ja mismoodi nuga läbi tõmmata. Ja väike spikker on ka, et siin on 1 punkt ja 2 punkti. See tähendab seda, et kui te nuga teritate, te tõmbate teritajast läbi 1 korra ja lihvijast 2 korda. Te võite seda tsüklit jätkata endale sobivalt just nimelt nii kaua, kui teile tundub, et nuga on juba piisavalt terav. Aga mitte kunagi ei tohi nuga teritada liigutustega edasi-tagasi, ainult siis enda poole, teritajast läbi 1 kord ja lihvijast 2 korda. Nüüd, nuge peaks teritama alati loomulikult puhtalt ja pestud kujul, mitte nii, et laste vorsti lõikamine oli pooleli, hästi ei lõiganud, võtan kohe haaran noa teritaja ja hakkan nühkima ja pärast lähen vorsti juurde tagasi. Kõik need toidubakterid, mis võivad siia vahele tulla, esiteks need juba pärsivad nende terade teravust ja teiseks rikuvad ka, hakkavad siin bakterid elama ja rikuvad nad ka siis seda keskkonda siin. Ja igal juhul peaks ka aeg-ajalt neid teritajakive puhastama. Hea oleks siis teha seda sellise väikese harjaga, näiteks on teil kasutatud ja veel mitte prügikasti lennanud hambahari selleks, mis sobib hästi
või siis, kui on ta juba ka tugevalt määrdunud, võib teda alati ka pesta ja siis kuivatada ja seejärel kasutada. Kui need terad peaksid kuluma, siis on alati võimalus oma tupperware edasimüüja käest osta uued kivid, seega te ostate teritaja, mis tegelikult kestab teil õige kasutamise korral väga pikka aega. Oluline on siis ka see, et ei ole vaja kasutada tugevat jõudu, ärge laske siia jahimehi oma pussnugadega, las nemad ikkagi teritavad oma noad mujal, sellepärast et selline tugev, raske ja paksu teraga nuga või siis ka käärid, mida kindlasti ei tohi sellega teritada, lihtsalt lükkavad selle kivi laiali katki ja pärast on õnnetust ja pahandust oi-oi palju. Lõpetades kasutamise, lükkame selle tagasi ilusasti oma hiire asendisse ja läheb ta meil sahtlisse ootama oma uut korda. Võtab vähe ruumi, on praktiline, teinekord ka hea näiteks kusagile suvilasse kaasa võtta. Ja lõikelaua puhul siis on meil tupperwares läbi aegade olnud neid erinevaid. Viimased paar aastat nüüd siis kataloogitoode ja väga populaarne kataloogitoode on selline tume painduv lõikelaud. Tegemist on siis sellise aluspinnaga, mis töölaua peal, tööpinna peal ei libise. Ja seda näiteks väga paljud kasutavadki statsionaarselt juba oma tööpindade peal, sest järjest rohkem inimesed ostavad uusi köögimööbleid. Ja ikka kipub keegi minema, mõtleb, et ma lõikan kiiresti kähku sealt nurga peal ühe vorstiviilu ära, et ega midagi ei juhtu. Aga ema silmad on alati need, mis kõike näevad ja näevad, et mingi uus kriimukene on kuskile tekkinud ja järelikult keegi katsetas. Sellepärast juba seda ennetades on hea ja kasulik soetada endale selline lõikelaud, mis siis jääbki tööpinna peale, mis on kergesti hooldatav, mis ei lõhna, ei lähe haisema ja samas on kindel, et kõik saavad selle pinna peal oma vajalikud asjad lõigatud leivast, saiast kuni lihatoodeteni välja. Üldjuhul on köögimööblite värvid erinevad, aga must on alati see, mis mitte kusagil ei karju, mis alati on kõige tagasihoidlikum, ütleme nii, seega see sobib absoluutselt igat värvi köögile. Oluline on siis see, et kui muidu me teame, et tupperware talub üldjuhul 85 kraadi kuuma, siis lõikelaua puhul, et tema kestvus ja eluiga oleks pikem, soovitatakse teha ainult käsipesu ja ainult 40 kraadi juures, et siis teda nii-öelda hooldada. Tupperware plastik lõikelaud, on ta siis painduv või on ta mis tahes ka teine, mida te kunagi olete saanud soetada või tulevikus soetate. Nad ei kooru, jah, nad jätavad peale noajäljed, nad muutuvad võib-olla ajapikku selliseks karvaseks, aga nad mitte kunagi ei kooru. Ja see ongi see hea omadus, et esiteks ta näitab, et ta ei nürita nuga ja teiseks on see hästi hügieeniline, puhas ja hea ka seda kõike siis hooldada. Nüüd nugade juurest me läheme siis edasi kääride juurde, nendest on ka täna päeva jooksul põgusalt nii mõnegi esitlusel vähemalt kasutatud, näidatud ja ka natukene räägitud, aga tupperware käärid siis tõesti on väga kvaliteetsed käärid, kasutatakse neid, kuigi oleme harjunud sõnaga köögikäärid, on neid võimalik siis kasutada ka nii-öelda näiteks käsitöölistel, kes teevad kaltsuvaipasid või siis, kes teevad nahkehistööd, nendele siis soovitame sellise kingituse teha, et kui ta juba nendega on lõiganud nahka või ta on lõiganud nendega kangast, siis võib-olla köögi jaoks ikkagi võtta nii-öelda teised käärid. Kääride puhul siis on tegemist mõlema käeliste kääridega, ehk siis nii parema kui vasaku käega ja selle näitab ka see, et need sõrmekohad on täpselt ühe suurused. Ei ole nii, et pöidlaosa on väiksem ja sõrmede osa on suurem. Käärisaba, kääri käepidemed on täpselt samamoodi ergonoomilised, natukene siis silikonisem ja pehmem, ehk siis ei libise käes ära ka siis, kui teie käed näiteks on rasvased ja te olete parasjagu sellega lõiganud kas siis ahjupotis
tehtud kana või siis olete tükeldanud ja lõiganud ja puhastanud sellega kala või erinevaid maitsetaimi. Kui on nüüd tegemist kanaga, siis mingil juhul me ei lähe selle kääriga lõikama konti, vaid me lõikame ikkagi konkreetselt need liitekohad, lõikame nahka, lõikame liha ja see kõik õnnestub meil väga-väga hästi. Tõesti, miks tupperware-käärid erinevad mis tahes kaubanduses müüdavatest kääridest, veel üks oluline, mida mina väga armastan, on see, et kui me lõikame päeva jooksul, nädalate jooksul nende kääridega piimapakke, lõikame hapukoorepakki, lõikame maitserohelist, siis tavakääridel lihtsalt see hingevahe läheb alati sellist mustust täis, te ei saa seda maksimaalselt ära pesta kraani all ja mingil hetkel käärid jäävad avatud asendisse, nad ei käi enam mitte mingil moel kokku. Need käärid aga käivad lahti, seega iga kord peale kasutamist on teil neid mugav avada, pesta, kuivatada ja taas kord kinni tagasi panna. Üks haru on käärid sile, teine on sakiline. Sakilise poolega saab ideaalselt puhastada siis tõesti kala soomustest ja käärid on siis ka need, mida ise teritada ei tohi. Seega, kui on vajadus nende kääride teritamise järele, siis otsige üles linna parimad kellassepad, kes seda siis teevad. Ja üks lisavõimalus on nende kääride puhul veel, ehk siis kui meil on tarvis avada keeratavaid purke, keeratavat korgiga mahlapudeleid, siis tegelikult need sabad, siin kääri taga on väikse sellise jooksuga, need saab panna siis ilusasti, veinipudel on natukene selleks liiga väike, aga kui tegemist on siis purkidega, millega ta siis kenasti haakub keeratavatega, siis on võimalik nende abil avada nii-öelda ka neid keeratavaid korke. Ja see on nüüd täpselt nii suur, et need suured majoneesipudeli korgid mahuvad siia kenasti vahele. Ja küüslaugupress, mis on üks selline toode, mille puhul tõesti nende aegade jooksul, see 25 aastat, mis ma olen tupperwares olnud, olen ma näinud ainult 2 küüslaugupressi, mille on kasutajad suutnud nii-öelda ära lõhkuda. Mul on ikka ja jälle olnud esitlustel kliente, kes eriti mehed, kes ütlevad, et ta pole näinud kunagi küüslaugupressi, mida tema ära ei lõhuks, et kas see tõesti kestab ja kas ta tõesti on kvaliteetne ja hea. Siis küüslaugupressi puhul on alati hea õhku visata selline hea lause, et väga tore, kui te suudate selle pressi ära lõhkuda, siis pöörduge alati meie poole ja Tupperware annab sellele tootele siis tõesti garantii. Nüüd küüslaugupressi puhul, mis teda siis eristab mis tahes kaubanduses müütavatest pressidest, on kindlasti see, et see pressi osa ehk metall on eraldi seisev, eraldi eemaldatav, ta küll ei käi küljest ära, aga just nimelt nagu te juba näete, et ta on liigutatav ja igas asendis hoidev, seda on võimalik nii-öelda eraldi pesta, puhastada, ilma et ta oleks teil lihtsalt kuskil niimoodi pressi sees ja te peaks hakkama hambatikuga seda läbi torkama, sest muidu ei saa seda mingil moel puhtaks. Selle saba sees on sellised naksu või avakohad, näete, sõrm läheb mul siit läbi. Kui te näiteks võtate kõigepealt kohe suure küüslaugu pesa, panete siia vahele, õrnalt vajutate, lükkab ta pesa laiali, seejärel on võimalik selle poolega siis puhastada ära küüslaugu, kui me kasutame siin selleks veel seda metallosa, meil on alati võimalik ära puhastada küüslaugu otsad ja mida ta veel teeb, on see, et selle saba sees on 3 sellist augukest, need võivad olla ilupärast, aga tegelikult on siis tegemist maitsetaimede puhastajaga. Ehk siis siit saab läbi tõmmata erinevaid maitsetaimi, on selleks siis münt, on selleks meliss või on selleks lausa mingid väiksemate lehtedega maitsetaimed ja need jäävad siis alati need lehekesed siia peale ja saab siis toidule raputada. Ja nüüd, kui on tarvis seda siis pressida, seda siit läbi, siis piisab sellest, et te vajutate, panete küüslauguküünese sisse, vajutate peale ja tegelikult siis teiselt poolt noaga, teise poolega noaga saate ilusasti ära puhastada. Maksimaalselt pressita selle küüslaugu siit läbi või väikese tšillikauna
või miks mitte ka natukene ingverit ja pärast eemaldades selle sõela või selle pressi osa metallise, on siia peale jäänud ainult selline õrn kile, mille saab siis ära visata ja seejärel kohe jällegi pista sisse uue küüslaugu või millegi, mida on tarvis pressida. Ja nagu juba enne mainisin, läheb ta siis pessu, mugav on hooldada ja panna taaskord sahtlisse ootama oma järgmist käiku. Konservi avaja on toode, mida on meil tegelikult ka tellitud väga palju nende aastate jooksul, ostetud väga palju. Kliendid teavad, et Tupperware on väärt ja hea konservi avaja ja ta avab siis erinevas suuruses erineva diameetriga konserve. Mis on nüüd võib-olla natukene muutunud viimastel aastatel tülikamaks, on see, et erinevad kaubandusketid, kes murravad turule, siis need konservid, mida seal müüakse, tarbija tahab alati odavamat hinda, kaupmees tahab alati müüa ja kuidas siis teha nii, et kõik oleksid rahul. Seega võivad teinekord olla need konservikarbid natukene liiga pehmed. Seega juba poes olles, kui te valite endale konserve, siis katsuge karbid läbi, mis juba käe vahel ikkagi hakkab juba nii-öelda kaasa vetkuma ja painduma, et ega see head nahka ei too, et siis konservi avajaga võib-olla pole alati kõige lihtsam avada. Kindlasti ka need, mis juba poes tunduvad ja on näha, et on lohud sees, parem jätke poodi, las ostab keegi teine. Muidugi on nüüd ka juba konservidele kõigile peale pandud nii-öelda need nipukad, millega neid ka kergemal moel avada, kuid mina armastan nüüd alati oma klientidele öelda, et proovi alati esmalt avajaga, kui see serv tundub ka liiga kõrge ja meie avaja seda ei soovi avada, siis on alati lisavõimalus ikkagi nipukas seda teha. Ja tihtilugu mäletan oma esimestelt esitlustelt, kui sai konservi avajast räägitud, siis konservi avaja oli alati toode, mille ma jätsin viimaseks. Täna ma seda viimaseks ei jätnud ühel kindlal põhjusel, aga muidu oli ta mul alati viimaseks laua peale jäetud ja väga tihti ma temast isegi üldse mitte ei rääkinud. Seda sellepärast, et ta on hästi intrigeeriv toode ja kui ma olen kõik eelneva siin laua peal oma esitlusel juba ilusaks rääkinud, siis nii mõnigi seltskonnast alati küsis, aga mis see on, mida sellega teha saab? Ja kui ma siis ütlesin, et see on konservi avaja, siis väga paljud inimesed ju mõtlevad ikkagi kaasa ja neil on kujutlusvõime absoluutselt kõrgelt arenenud. Väga tihti hakati siis konservi avajat nii-öelda kuidagi õhus niimoodi sättima, vaatama, mõtlema, et mismoodi ta siis avab. Tihti ja alati oli mul kaasas ka konserv või oli siis perenaisel see juba valmis ja ma ära lõpmata palusin, et keegi teine seda avaks, mitte ma ei näidanud seda ette. Ja siis otsiti võimalus, kuidas seda konservi avajat sellele purgile peale panna. Kuidas on nagu ikka õige seda asja avada ja teate, seda juhtub tegelikult siiamaani, kõik viimased 25 aastat ikka ja jälle. Tupperware konservi avaja ei lõika paant maha, vaid ta avab või valtsib siis lahti juba selle kinni valtsitud koha. Siin on 2 sellist rattakest, mille vahele siis peab see konservi karp alati kinni minema. Näete, nüüd on ta kenasti kinni. Ja nüüd hakates seda keerama kogu aeg ühes suunas, te tegelikult ei näe, et see karp avaneb. Te lihtsalt kuulete, kui käib väike klõps ja konservipurk läheb kergemaks. See tähendab, et on ring peale saanud. Ja nüüd, ilma et te peaksite vahel ajama nuga või oma küüsi ja maniküüri rikkuma, siis siin ees, konservi avaja ees, on sellised hambakesed, mille vahele te panete nüüd selle kaane, lükkate sabad ilusasti kokku ja tõstate kaane elegantse liigutusega maha. Nii, ja nüüd on meil gaas maas, kus juures kõige julgemad võivad sellest servast sõrmega üle sõita. Ta ei ole hambuline, ta ei erita mingeid metalliniite, ta ei lõika sõrme ja alati on võimalus nii-öelda panna see gaas uuesti peale, tõsta külmkappi, sel juhul tuleks panna siia juurde hoiatussilt juba avatud
muidu järgmine läheb ja loksutab. Seega perenaistel on läinud nüüd kõige mugavamaks see, et nad saavad küpsetamisel kasutada kondenspiima, mis on alati hästi ebameeldiv panna külmikusse tagasi, mis kuivab või kuidas ja mismoodi seda hoida. Loomulikult iga Tupperware esitaja ei pane mitte kunagi metallpurgiga, mis on juba korra avatud, tagasi külmkappi. Seda sellepärast, et temal on kapis olemas erinevaid kausse, erinevaid anumeid selle jaoks, kus see ümber kallata, sest alati, kui konservipurk, metallpurk on juba külmkapis avatud asendis, hakkab oksüdeerumine, hakkab toidu riknemine, mis siis juba hakkab eritama nii-öelda kahjulikke aineid ja ei ole enam alati kõige meeldivam, mõnusam ja ka kõige värskem süüa. Ja tänase esitluse ma tahan siis lõpetada pauguga. Ma selleks küll ei ava šampust, sest olles nii vanaks ära elanud, nagu mina juba olen, eks arvab ise kui vana, siis ma ei ole oma elus avanud mitte ainsatki šampuse pudelit, mitte kunagi. Ja ei oska ma seda ka siiamaani teha. Võimalikult ma ei õpi seda ka mitte kunagi ära, aga millega ma alati ikkagi hakkama saan, on veini avamine ja isegi siis, kui ta ei ole mitte keeratava korgiga, vaid on ikkagi õige ja nii nagu olema peab, veinipudeli korgiga. Ja siin tuleb nüüd siis appi Tupperware veiniavaja. Seega me saame nüüd lugeda oma korda läinud päeva ametlikult lõppenuks. Ma olen siin saalis peaaegu üksi. Mul on ainult veel üks toetusliige siia jäänud kogu selle pika päeva jooksul. Loomulikult me oleme mõlemad autoga, me sõidame koju, aga teie, kes te olete oma kodudes, avage meie terviseks ja meie päeva terviseks üks hea jook, üks hea vein, näiteks miks mitte või šampus. Tähistage seda päeva koos meiega ja kui teil veel ei ole olemas Tupperware veiniavajat, siis on teil alati võimalus see soetada. Mis teeb Tupperware veiniavaja ka eriliseks? Üks asi ongi alati see, et kui lasta kellegi kliendil või kellegi, kes esmakordselt seda näeb, seda avada, siis samamoodi nendel tekib küsimus, et kus on need baleriini tiivakesed, mida siis kokku lükata või kuidas seda veini avada. Veini avaja on väga kvaliteetne ja nii nagu ma olen öelnud, et kõik need metalltooted, need metallosad on väga kvaliteetsest metallist tehtud, samamoodi on siis ka selle veini avaja spiraaliga. Ta on nii sirge, muidugi, millest ma räägin, spiraal ei saa kunagi sirge olla, see peabki kõver olema, aga selles mõttes sirge, kui vaadata talle niimoodi otsa, siis see spiraal ongi nii sirgelt tehtud, et tal ei ole mitte kuhugi poole sellist kõverat kannet. See on terava otsaga, seega sellega me saame alati siis kõigepealt maha võtta veinipudeli nii-öelda selle kile, ilma et me peaks selleks võtma eraldi nuba või väga paljud näiteks jätavad selle üldse võtmata ja pärast on siis inetu serv ümber pudeli. Nüüd läheb siis veinipudeli avaja nii-öelda siia peale, paneme peale ka oma spiraalitaja või siis selle, kuidas seda siis, ma ütlen, spiraalitaja on väga popp sõna ja väga hästi sobib. Käega haarame siis kenasti siit pudeli kaelast kinni koos selle avajaga. Seda sellepärast, et on erineva diameetriga veinipudeli kaelasid. Mõned on natuke laiemad, mõned on kitsamad, et ära fikseerite, siis hoiate kenasti peoga kinni. Ja nüüd sellega saavad hakkama kõik naised. Et kui ma rääkisin, et mina šampust ei oska avada, väga paljudel jääb veini joomata sellepärast, et ei ole ja head veiniavajat, kui ei osata veini avada. Tupperware avajaga keerate te seda veiniavajat ainult ühes suunas kogu aeg. Ta jõuab kunni lõppu, ta fikseerib selle ära, läheb raskemaks ja te jätkate keeramist nii kaua, kui see veinipudeli kork, näete, on kenasti meil siia sisse tulnud. Ja nüüd ei ole vaja teha muud, isegi väike pauguka käis, nagu šampust oleks joonud. Kui keerate siis selle vastassuunas siit ilusasti välja ja kukutate selle veinipudeli korgi hopsti omal välja. Palju edu teile, head tervist! Kohtume kunagi jälle, võib-olla teeme taaskord ühe pika Tupperware esitluste päeva
Kõige parem kingitus tänase päeva lõpuks, head kliendid, on see, kui te võtate ühendust oma edasimüüjatega, oma esitajatega, saadate neile teele oma soovid, vaatate neid tagantjärele, nii kui see pikk päev on läbi, hiljem neid videoklippe kindlasti ka veel YouTube'is, seega olge terved, kohtume jälle ja head ööd!